Käes on juuni keskpaik ja vanaemal on hästi kostitanud meid sademetega. Sellest tulenevalt ongi suviviljad saanud hea kasvuhoo sisse ja lähemegi vaatame lähemalt, mis toimub põldudel ning kuidas ära kasutada suviviljade kogu potentsiaal. Siin Kesk-Eesti kandis suviadrad on juba päris kenasti kasvanud ja kohati ka juba lipulehed väljas. Ja tegelikult ei ole kaugel ka enam ohet ja väljatulek. Sellest tulenevalt, et hoida ikkagi taimik võimalikult tugevamana, soovitame kasutada oma tootevalikust terpalit 0,5–0,6 liitrit hektari kohta. Kui on tegemist elujõulisema ja ühtlasema taimikuga, võib ka kulunormi suurendada. Mida terpali puhul aga meeles pidada, on paagisegud. Terpalit ei saa kokku segada herbitsiidide ja lämmastikku sisaldavate leheväetistega. Kui teil on plaan minna herbitsiide veel tegema, siis alternatiiviks on kasutada Medax-Maxi 0,3 kilogrammi hektari kohta. Herbitsiidide poole pealt kindlasti tasub vaadata ka kultuuri kasvufaasi ning mis kasvufaasini herbitsiidid lubatud on kasutada. Meie tootevalikust Biathlon 4D plus MCPA segu on hea ja laiapõhjaline efektiivsus erinevatele umbrohtudele ja saame kasutada täpselt kuni lipuleheni, et hoida umbrohud kontrolli all. Ära ei saa ka unustada haigusi suviodra puhul. Tähtsad haigused, mis kahjustavad saagikust, on võrklaiksus ja äärislaiksus. Priaxor Powerbrack 0,3+0,3 liitrit hektarile või Revitrex 0,5 tagavad laiapõhjalise ja pika kaitse ka suviodra haiguste vastu. Sellel aastal on ka kaerapind Eestis üsnagi suur tavapärasest ja põllupildid ka erinevad. Kui te plaanite minna kaera tegema veel kasvuregulaatorit, siis kuni 31 kasvufaasini soovitame kasutada toodet Psychocell 1 liiter hektari kohta ning kui on veel tegemata ja kaer hakkab juba lipulehte jõudma, siis soovitame kasutada toodet Medax-Max 0,3 kilogrammi hektari kohta. Vähem olulisem ei ole kaeral ka samuti haiguste tõrje. Kaeras kimbutavad meil kroonrooste ja kaera pruunlaiksus. Et nende vastu saada efektiivset ja head tõrjet, soovitame meie oma tooteportfellis kasutada Palaiat 0,5–0,6 liitrit hektari kohta, et saada pikaajaline ja tõhus kaitse ka kaerale. Mida ma veel suviviljades olen tähele pannud, on just lehetäide suur surve, mis on soodustanud siis kõrge temperatuur. Ning kui te lähete erinevaid taimekaitsetöid tegema, siis kindlasti plaanige ka paagisegusse mõni insektitsiid. Ning kindlasti pöörake tähelepanu ka sellele, et mis tooteid võib kasutada päeval ja mis tooteid öösel. Olen jõudnud ka siia suvinisu põldu ja minuga on liitunud ka Estonia agronoom Tea. Et vaadates seda põldu, siis olen selles mõttes üllatunud, et isegi nisul on juba lipuleht väljas. Et need soodsad ilmastikuolud nii sademete kui soojade temperatuuride näol on pannud suviviljad ikkagi päris jõudsalt kasvama. Sellest tulenevalt küsikski Tea sinu käest, et mis on siin põllul juba tehtud ja mida sa veel planeerid? Too põld on saanud varases staadiumis siis kasvu reguleerimist ja ka herbitsiidi, sest et meil on väga aktuaalne ja sellest tulenevalt on ka umbrohtuvus väga kõrgel tasemel. Edasine plaan näeb välja selline, et kuna lipuleht on väljas, siis tuleks ehk jõuan kasvu veel natuke reguleerida ja ka fungitsiid on vaja kindlasti ära teha, sest et praegult on väga suur soodumus erinevatele haigustele. Just täpselt nagu ka Tea rääkis, et praegu on soodsad ilmastikuolud erinevate haiguste nakkumiseks. Ja et neid erinevaid haigusi ka näiteks nagu helelaiksus ära hoida, siis soovitame kasutada toodet Palaiat, selline 0,5–0,6 liitrit hektari kohta, et hoida ka suvinisul puhul ka lipuleht puhtana, sest see on üks peamisi võtmetegurid, kus siis suvinisu saagikus meil ära formuleerub. Ja kasvuregulaatori poolt samamoodi, et kui on ikkagi tegemist lopsaka ja ka varasemate külvidega, siis omalt poolt soovitame kasutada Medax-Maxi 0,3 kilogrammi hektari kohta. Aga Max, mäletad eelmine aasta sa mul ühel põllul ennustasid natukene?
Jah, mäletan. Ma olen kuulnud, et sa oled väga hea ennustaja, et mis sa siis arvad, mis selline põld võiks mulle anda? Vaadates põllupilti ja arvestades erinevaid asjaolusid, siis ma arvaks tõesti, et siuke 6,5-7 tonni võiksid saaki ära tulla küll. No vaatame. Vaatame. Ja mis sa selleks saagikuseks said? Saagikuseks tuli 6 tonni hektarile, mis ei olegi väga mööda. Aga kui sul juba nii hästi on läinud selle ennustamisega, siis mis ma tollelt nisupõllult võiks saada? Ma ütleks, et selline 4-5 tonni võiksid kindlasti ära tulla, sest sademeid on olnud ja tuleb ka hea taimekaitse ring peale, nii et loodame parimat. No sellega ma oleks rahul küll, jah. Sellel aastal on väga palju ka suvirapsi maha küllatud ja pinnad on suured. Oleme tulnud ka siia suvirapsi põldu, et vaadata lähemalt, millega on siin tegemist ja mis töid veel planeerida. Antud põllus on tegemist meie enda 140 CL suvirapsi sordiga ja Tea küsikski kohe sinu käest, et miks sa sellise valiku tegid? Põhjus, miks me valisime CL sordi, on siis ikkagi selles, et ta on puhitud siis maakirbu vastu. Et kuna meil on siin maid ja põlde on palju, siis iga päev ei suuda seirata, kas on mõni mutukas-putukas siin ligi või mitte. Ja sellest tulenevalt teeb see CL-sort siis mul töö lihtsamaks. Lisaks saan ma ka umbrohutõrjes tõrjuda ristõielisi ja kõrrelisi ja väga lihtne on teha erinevaid paagisegusi ja see jällegi teeb minu elu poole lihtsamaks. Jah, nagu Tea ka mainis, siis tõesti need õiged punktid kõik välja tõi, mida siis CL-tehnoloogiaga saame üheskoos ära teha. Ja ega ainult suvirapsus ei piirdu ka meil herbitsiid, vaid me peame ka natukene seda kasvu reguleerima, et mis on sul mõtted siin teha? Antud põllul võiks isegi proovida Juventus, sest et eelnevatel aastatel olen ma kasutanud ainult Kaaruksit, et kogemus puudub, aga kui sa soovitad, siis miks mitte? Jah, tõesti, et Juventus ja Kaaruks on mõlemad nii fungitsiidse kui ka kasvu reguleeriva toimega, et suudaksime hoida taimiku ikkagi selles mõttes tugevana ja ühtlasena, et saaks ka hiljem taimik ilusti põllu ära katta. Ja ka rapsi õitsemisaegseks fungitsiidiks soovitame oma portfellist pakkuda Kantust 0,4 liitrit hektarile või Pictoractive 0,6–0,8 liitrit hektarile, et tagada ka efektiivne ja pikaaegne kaitse nii valgemädaniku kui kuivlaiksuse vastu. Aga Tea, soovin sulle siit veel edukat ja positiivset meelt, et hoida veel lippu kõrgel enne hooaja lõppu ja näeme jälle põllul. Aitüma! Selline see pilt siin Kesk-Eestis on. Suvivilja see aasta on küllatult päris palju ja tehke häid otsuseid ning tooge see potentsiaal ka lõpuks koju. Püsige kanalil. BASF. We create chemistry.